tere taas. Ma ei tea, mis algus see mul praegu oli, aga tere taas. See ongi, vaata. Seekord on niimoodi. Seekord on niimoodi. No tere siis taas. No, tere taas. Me oleme jälle siia diivani peale roninud, padjad kassu võtnud ja diivani peal tagasi. Küll on hea. Jalad on siin soojas, sest vaiba veel ja kui on mõnus. Mõtlesime, et millest me siis täna räägime teile ja üks minu lemmikteema, ma olen sellest kirjutanud ka palju ja mulle see meeldib. Esohullus. Esohullus. Oi, see on hea. See on üks hea teema. See on selline teema, kus jutud ei lõppe mitte kunagi. Ja üllatusi tuleb alati. Ja üllatusi tõesti tuleb. Tuleb uksest, tuleb aknast, tuleb igalt poolt. Tuleb väelaagrist. Tuleb väelaagrist, kus saab ümber lõkke joosta, pärjakesed peas, palja pepsiga. Ja, et mis asi siis on esohullus? Näiteks minu jaoks. Minu jaoks on esohullus see, kui inimene kõiki asju maailmas seostab, ühesõnaga ta läheb vaimsusesse nii sügavale sisse, et reaalne maailm kaob ära, et midagi enam ei ole mitte sellepärast, et lööd jala ära, eks ju, saad sinika, siis mitte sellepärast ei ole sul jalg valus ja sinine, et sa lõid selle ära ja said sinika, vaid sellepärast, et sa oled oma elus paigalseisus. Su jalg valutab, jalg tahab edasi astuda. Ei, tegelikult ma lõin jala ära. Kõik igasugused sellised asjad, kui inimene saab viirushaiguse. On ju? Meil on siin ülemiste hingamisteede viirus liigub, kõik saavad seda viirust ja siis hakatakse, ei, see on sellest, et sa ei räägi asju välja. Kuule, meil siin terve pere on selles viiruses. Siis on tervel perel see viga, on ju. Te peate maha istuma, oma vahel rääkima hakkama. Kõik maailma asjad. Tohutu mingi oma väeotsing käib. Kogu aeg otsitakse oma väge, aga väge ikka ei ole. Siis, kus kõik asjad peavad olema seotud mingite tseremooniatega. Saame kokku, tantsime, laulame. Okei, kui inimestele see meeldib, see kõik on tore. Aga sellesse minnakse nagu nii tiibilt sisse. Vaata, hakatakse vaimlema. Enam nagu ei olegi midagi, mis oleks nagu lihtsalt selline... Igal asjal peab olema märk ja tähendus ja mingisugune... Midagi peab olema alati seotud millegagi. Issand, kus see väsitab mind. Ja, no näiteks saan kirja. Ma leidsin maast sule. Mida see tähendab? See tähendab, et lind on sule ära kaotanud, sa leidsid selle sule sealt maast, eks ju. Või siis see, et ma näen unes oma eksi. Mida see tähendab? See alateadvus. Alateadvus, sa näed unes oma eksi. Midagi sa ju pead unenäos nägema, et kõigel ei ole kogu aeg mingit nagu... tähendust ja märk ja see on lihtsalt crazy ausalt öeldes. Ma mäletan, kuidas mul oli selline olukord, kus mul küsiti, et inimesed hakkasid tegema oma vanas majas remonti, on ju. Ja võtsid tapeeti maha ja tapeedi all vanasti ikka vaata pandi ajalehed. No ja siis seal oli mingisugune, üks leht vist oli sattunud nagu siis need surmakuulutused, on ju. Ja nüüd on kõik. Nüüd sellest hetkest peale enam mitte midagi ei õnnestu ja kõik on halvasti ja rahaga ja kõigega ja kõik on täitsa pahasti, on ju. Et see oli nüüd küll, et ütle, mis see tähendas. See oli suvaline asi, see oli suvaline leht, mis oli sinna sattunud, on ju. Ja seal tõenäoliselt oli sul veel igasuguseid huvitavaid uudiseid, kui sa oleksid neid kõiki nüüd lugema hakanud. No küll neid märke oleks palju. Sul ei ole raha sellepärast, et sa oled pannud kogu oma raha ehituse peale. Kus seda siis sul järsku juurde oleks pidanud nagu tulema, kui su palk on selline, on ju. Mis asi ei õnnestu? No hakkasime siin panema, ma ei tea, laminaati maha ja näed üldse ei õnnestunud, sest sa pole enne pannud. Sa ei oska panna laminaati maha, see ei saagi sul võib-olla õnnestuda. Kui mina hakkan laminaati maha panema, siis mul see ka tõenäoliselt ei õnnestu. Mul nüüd ei ole nagu selliseid inimesi käinud, aga see oli võib-olla selline 6 aastat tagasi umbes, kus oli tohutult neid vaimlejaid. Kõik hakkasid käima igal pool, ma ei saa pendlikoolitustel ja asjadel.
ja siis üks kõige kurvem asi minu jaoks oli see, et tulid sellised keskealised mehed, kes siis, kui mehel tuleb keskeakriis, siis nad kas ostavad mingi uue auto, hakkavad trennis käima, või siis leiavad mingi hobi endale, hakkavad, ma ei tea, golfi mängima, mõni vahetab naist, eks ju, aga siis järsku hakkasid mehed vaimlema. Ja vaat kui mehed hakkasid vaimlema, siis see läks nagu nii sügavale ja nii hulluks ära. Siis nad ju jätsid oma peresid maha ja mõned kirjutasid oma maju seal mingite vaimlejate kogukondadele ja stuudiotele ja asjadele ja tõstsid oma peresid välja. Olen seda ka näinud. Ja siis tuleb mees mu juurde. Ma hakkasin niimoodi naerma, mida siis niimoodi naerma. Istub maha kõigepealt ja siis istub niimoodi. Mina ootan, mida ta teeb. Ja siis natukese aja pärast ta ikka istub niimoodi. Nii. Küsin, et vabandust, et aga mis põhjusel te tulite? Ma praegu keskendun ja ühildun universumiga, et me saaksime teiega ühel levelil suhelda. Mida? Kus levelil? Ma mõtlesin, et kas ma peaks ka kuidagi midagi tegema, on ju ka kuhugi ronima ja nii edasi. Et siis ka olla mingil levelil, mul oli juba nii naljakas ja siis ta niimoodi oli ja siis ta võttis siukse poosi ja siis, mida kaardid soovivad mulle edastada. Ja siis ma ütlesin talle, et kuule, nüüd on tšurr, et ma ei tee siin mingit show'd, et kui sa oled harjunud käima mingites show-laagrites, eks ju, kus sa pead enne nagu ennast mingisse konditsiooni viima, siis mul ei ole seda vaja. Et me oleks võinud sinuga kokku saada ka Veenuses baari leti ääres, kui sa tahad vastuseid, ma annan sulle, ma ei pea selleks kuhugi minema ega ühelegi levelile ronima, et käitu normaalselt. See levelite jutt on parim lihtsalt. Ja teate, nii pettus minus. Ja nad pettuvad alati. Sellepärast, et arvas, et ma olen ka normaalne vaimne inimene. Ja viin ennast kõigepealt ikka mediteerin seal enne nagu temaga suhtlema hakkamist. Ta nii pettus ja ma arvan, et ta läks väga õnnetuna ära, sellepärast, et ta ei saanud nagu seda suurt vaimset kogemust, nagu et me ei istud seal niimoodi ja ei teinud mingeid, ma ei tossutanud millegagi, ei karjunud või ma ei tea mida. Aga see on mingi hulk inimesi, kes seda ootavadki ja nad ootavad minult ka nagu mingi periood oli tõesti see, kus see läks nagu täitsa nagu hullumeelseks, kus mul toodati, ma ei tea, mis X asju, mis mina pidin hakkama kõike tegema, vaata. Aga väga tüüpiline on see, et tõepoolest istuvad maha ja siis nad on kuidagi imelikud ja siis ütled, mida kaardid mulle öelda tahavad. No kurat, mitte midagi. Küsi palun. Kaardid ei tõuse hommikul üles mõttega, et nii, täna tuleb Tõnu. Ma tahaksin Tõnule öelda. Ei ja veel kord ei. Aga seda nad ootavad, mida kaardid tahavad öelda. See on nagu üks väga tüüpilisemaid asju, on ju. Ja siis, mis veel tahetakse? Mis mulle öeldakse on, kui sa mulle näkku vaatad, siis mida sa näed? Näen, silmad on, nina on, suu on, tundud täitsa normaalne seda pidi vaadates. Aga see mingisugune laagrit aeg ja siis, kui see oli nii moes mingi hetk lihtsalt. See on praegu ka või? Okei, ma olen praegu just natuke... Facebooki postituse, et ta ei suuda enam, et kui palju neid igasuguseid laagreid siis on. Ja mingi aeg ma natuke süvenesin nendesse, vaatasin, et mida nad siis teevad seal, aga nagu ma ikka siis minu närve vastu sellele ei pidanud. Minu närv ka ei pea, samas ma ei mõista neid inimesi hukka. Absoluutselt mitte. Ühestki otsast, minu arust, praegu on ju kõik mingid kakaojoomist tseremooniad. See mind huvitab, mida seal tehakse? Sellest oli telesaade ka. Päriselt? Ma vaatsin. Juuakse kakaod ja tantsitakse. See on siis nagu mingisugune selline vabastamisasi. Aha, okei. Nii, siis on mingid inimesed joovad teed nii, et see peab rituaal olema. Et jah. Siis, ma pole veinirituaali laagrit näinud. Minu arust võiks nagu sinna minna. Kuule, teeme veinilaagri, jah? Saame kõik kokku, istume kõik ümber lõkke ja joome veini. Pärast, kui on ära joodud juba selline, ütleme selline ikkagi silmapaistav kogus, siis hakkame tantsima. Mul on käinud näiteks vastuvõtul inimesi, kes on käinud ühest väelaagrist teise, ühest eneseleidmise mingist õpitoast teise. Ma ilma kõik asjad on läbi käinud, aga endaga ikka rahul ei ole.
siis ma olen tavaliselt öelnud, et jäta nüüd need laagrid vahele, et mine psühholoogi juurde. Et psühholoog aitab sul lahendada ära, mis on sinu sees valesti. Või siis näiteks toon näite ka samamoodi meesterahvas, kõik need asjad läbi teinud, ma ilma igal pool ennast otsinud, ei leia, vot ei saa aru, et noh, mida tema teeb siis valesti, Ma küsisin, et nii, räägi mulle, mis tehti seal meeste mingis väe otsimise laagris. No me olime kivi peal ja laulsime. Vabandust. Nii, see oli mingi üks asi. Siis oli mingi, tuli saunast välja tulla ja siis alasti ümber lõkke tantsida ja jälle mingi joig oli, mida tuli siis joiguda, Vaatad inimest, normaalne inimene, kallis ülikonnas ja räägib sellist juttu. Ja ma ütlesin, hea küll, no vaatame siis. Mis ma vaatsin, oli tegelikult, millest tema probleem seisnes, tal ei olnud mingit väge ega mingit jama vaja seda juttu, vaid asi oli selles, et inimesel oli 2 firmat, millest üks oli pankroti äärel, ja tal oli lihtsalt tohutu ületöötamine, see närvipinge, see stress oli inimesel tegelikult, mis ei lasnud tal magada, mis siis oli ta niimoodi nagu endasse haaranud, et ta ei olnud endaga rahul, sest see oli tema jaoks oluline ettevõte tal, aga see ei toiminud enam. Ja sellega seoses, et ta oli ise endaga selles osas rahulolematu või nagu stressis, oli tal ka pereprobleemid ja nii edasi. Ja siis ma vaatan neid kaarte ja küsin, et ma näen nagu, et su probleem on su ettevõte, eks ju, mille tõttu sa oled sellises olukorras ja sellises stressis. Et kas sa arvad, et kui sa lähed kivi peale laulma, et see nagu siis toob su ettevõtte pankrotist välja või? Midagi muudab. Ja tead, see oli selline mees, kes natuke mõtles ja siis sai aru, et jah, tõepoolest, aga ta oli selline kaasamineja. Mingi sõber oli öelnud, et sul on mingid siin jamad, saad oma väe tagasi, et mis väe? Inimesel on lihtsalt see majandus, see on ettevõtlus, eks ju. Et ei saanud väge tagasi. Jaa, võt see ongi see, et kui sa tahad nagu väga selliseid ratsionaalseid asju hakata parandama, siis see ei ole see koht. Et neid asju tehakse natuke teistmoodi. Küll aga, mis mulle tegelikult meeldib, on mingisugune see meeste väelaager, mis praegu nagu tehakse. Ma tean, et mul paar tuttavat käib, minu arust käib Tiit, ma ei oska ta perekonna mitte kunagi. Trofimov, jah, teeb seda. Ja ma arvan, et mingil kujul selline asi on vajalik. Sest et tänapäeva mehed, väga paljud, eriti noored, see mehisus kipub olema kadunud neist. Et seal on natuke vaja nagu meelde tuletada, et mees võiks olla alfa, võiks olla mehine, mingid meeste asjad, mis te teete, on ju meeste jutud ja nii edasi. Et sellistest tussukatest palun nagu välja jälle tuua esile see, et nagu mees oleks mees. Kas ei leia, et see asi on, sellise asja suudab vastu võtta ja kellel oleks sellest mingit kasu, on see, kes on nagu tegelikult omadega heas kohas. Ütleme, et mitte vaimselt katki inimene, kes läheb otsima, et tehke mind terveks. Keegi ei saa sind terveks teha, keegi ei saa anda sulle väge, kui sul seda ei ole. Kui sul enesekindlust ei ole, siis see vägi ongi enesekindlus tegelikult, mida nimetatakse väeks. See on see, et inimesel on selgroog, et tal on enesekindlus, ta usaldab ise ennast. Kui see inimene seda ei oma, siis sina võid talle ju mida iganes sinna pähe taguda, ega see sinna ei lähe. Et keegi teine sind enesekindlaks ei tee, see on töö ise endaga. See on töö ise endaga ja sa saad seda teha teiste inimeste juures, kes sind juhendavad, kuidas selleni jõuda, on ju. Ja kui seal tehakse selliseid asju, kus nagu seda meestele seda julgust ja asja nagu tõstetakse natukene ja nagu selliseid teemasid puudutatakse, siis minu arust on see väga lahe, et sellised asja tehakse ja vajalik. Ja teiseks see on, kellele see veel on nagu oluline, ütleme, ongi sellised inimesed, kes on oma ettevõtete omanikud ja kes on 24/7 kogu aeg oma mõtetega tööl. Ja siis sa lähed, lülitad välja, lähed kivi otsa ja laulad, eks ju. Et sa nagu puhkad. Et mõni mees ei oska puhata, mõni on ju, me ju näeme reisidel igal pool neid, kus vennad istuvad basseini ääres, läpakad teevad tööd, on ju. Et aga seal sul ei ole võimalik, sa ei tohi seda teha, ja siis ongi see, et sa lülitad oma aju välja ja teed midagi hoopis muud. Siis on sellest kasu, inimene reaalselt nagu lülitab välja ja taastub, aga nagu see, et inimene on katki, ei tea, mida endaga peale hakata, no see on sama, et tuleb inimene vastuvõtule, ütleb,
et ma ei ole oma tööga rahul. Ma olen nii väsinud sellest, et mul ei ole enam üldse nagu oma aega ega mitte midagi. Hakkad vaatama kaarte, inimese töö on kõik jumala hästi, tal ei ole midagi, et talle ju meeldib ta töö. Ja siis hakkad vaatama tema suhet, selge, suhe on pekkis, selle eest põgened sa tööle ja siis süüdistad tööd selles, et sul on liiga palju tööd. Ja siis hakkab tervis minema ja siis see läheb kõik nagu üks sama ring. Tegelikult selle asemel, et tegeleda selle katkise suhtega, lähed sa põgened selle eest ära. Et seal on nagu probleem. Vaata, kes tihtipeale jooksevad ka mööda neid igasuguseid väelaagreid ja igasuguseid erinevaid veidraid muid asju, on need, kes nad ütlevad, et nad on ennast ära kaotanud ja nad otsivad ennast nagu läbi selle. Sa kaotad ennast veel rohkem ära, kui sa käid mööda kõiki neid erinevaid asju. Igaüks räägib selle eri juttu. Just, et tegelikult kui sa oled ennast kuhugi ära kaotanud, siis tegelikult peaks olema sul ainult üks inimene, kellega sa tööd teed. Ja fookus nagu just, et sul on fookus sellele ühele asjale pandud, on ju. Mitte sa ei käi siin, seal, 3. ja 4. kohas, kus igal pool sa teed mingisugust suurt rännakut. No kuhu sa inimene rändad, sa pead istuma maha konkreetselt, vaatama otsa väga ratsionaalselt oma probleemidele, mis toimub, mis ajahetkel asjad nagu untsu läksid, saama selle punkti kätte, et ma ei usu never seda, et kui sa käid mööda, ma ei tea, 10 erinevat rännakut, on ju, et siis sa nagu jõuad selleni. Ei, seal on terve kari inimesi, kes kõik teevad mingisuguseid erinevaid probleeme seal läbi. Üksinda iseendaga nagu üks ühele tegema tööd sellise asjaga. Et siis nad kaovad veel rohkem lihtsalt ära. Siis on need inimesed, eks ju, kes tarbivad nagu igasuguseid aineid, siis nad on väga vaimsed. Ja. Jälle üks päev alles vaidlesin ühe sellise inimesega, ma ütlesin, et kui sa teed neid aineid, siis sa oled pilves, sa oled laksu all, mitte vaimne. Narkouimas, jah, mitte vaimne. Et vaimsus ei ole narkootikumid. Seda aetakse väga palju segamini ja ma tean, ma olen ise selle eest vitsa saanud siin küll ja veel, et ma seda olen välja öelnud, on ju, et nendele inimestele ma ei meeldi, et kui ma räägin ka seda, et see, et sa kanepi uimas oled nagu juba avatud, ei tee siin mitte kuidagi esoteeriliseks narkouimas tegelikult. Sa ei ole mitte avatud, vaid sa oled lihtsalt uimas, jah? Ja siis sa võidki igasuguseid asju näha ja kujutada ette, et sa oled mina eelmises elus, ei ole, sa oled pilves. Kui sa võtad tänavalt mingi narkari, ta ei ole selgelt nägija ju. No, täpselt. Ta on pilves. Just. Ta näeb ka võib-olla koletisi või ma ei tea, 6 jalal kõndivaid tegelasi ja ütleb, et sinu sees on koletis, et tuli välja. Et see ei ole mitte kuskilt otsast normaalne, et või siis tarbid igasuguseid opioide ja siis näed igasuguseid asju ja kujutad endale ette, et nüüd ma olen väga vaimne inimene, ei ole väga kaugel sellest ja sükust juttu üleüldse nagu ei tohiks nagu rääkida, sest meil on nagu noored inimesed, kes ju tahavad ka olla erilised ja nii edasi, on ju, et mis eeskuju me siis nagu sükse jutuga peaks nagu andma, et mine tee seeni ja siis on nagu juba lahe, on ju, et küll siis näed asju ja oled juba avatud ja suur esoteerik. No ega ikka ei ole küll, et selle koha pealt nagu see vastutus võiks nagu väheke kopp teha kuskil. Seesama selle suure vaimlemisega on ka see, et praegu väga paljud katkised inimesed lähevad õppima igasuguseid teraapiaid. Jaa. Tegelikult ju minnakse ühe eesmärgiga, et saada ise sealt abi. Just. Ja ma puutun päris palju oma vastuvõttudel ka kokku selliste inimestega, kes tulevad ja nad ei ole tegelikult seal õppides seda abi saanud. Nad on sama katki, aga nad on saanud tunnistuse, et nad võivad nüüd teisi aidata. Ja kui vaatad seda inimest, enamjaolt on nad ikkagi nagu väga katki, sest seal on taga tihti väga rasked suhteprobleemid. Või väga rasked traumad, on ju. Või väga rasked traumad. Ja siis nad tulevad küsima, et vaata, kuidas mul sellel alal nüüd läheb, et ma tahan oma kabinetti avada, et kas läheb nagu hästi. Ja vaatad, et kulla inimene, et sa vajad nagu tõsiste professionaalide abi. Ja. Sest sa oled väga katki omadega. Mis õigusega lähed sina praegu kedagi tervendama või ravima? Just, kellegi mingisuguse hingeelu ja kõige kallale nagu. Just, kui sa oled ise katki, et sa ei tohi seda teha. No aga ma lõpetasin selle kooli. Ma ütlesin, et aga sa lõpetasid kooli, aga sa pead kõigepealt tegelema ju iseendaga. Sa pead ennast korda saama. Sa ei ole selles kohas, et teisi aidata. Just. Aga võt seda nagu
seda nagu ei taheta kuulda. Ja mida ma olen veel palju näinud, on igasugused, mis on nagu lubamatu, on energiate korda tegijad ja ma teen su energia korda või ma puhastan su energia ära. Ma olen küsinud nende inimeste käest siis, kes on seal käinud, et huvitav, et mina ei lase mitte kunagi ühtegi inimest enda energia kallale. Sellepärast, et ma ju ei tea, mis tema elus toimub. Just. Kus sa tead, et see inimene on üldse energeetiliselt sellises kohas, et tema sinu energiat võib puhastada või puutuda. Kuidas sükast asja, nagu, kuidas sa üldse teed sellist? Kuidas sa kellegi energiat paned paika? Või kuidas sa puhastad kellegi energia välja? Täiesti, nagu lihtsalt tegelikult su sisemine töö. See, et ma võin siin suitsetada siin selle salveiga ja jumala eest võime seda teha, sest et okei, see on mingit laadi puhastus, aga see ei ole energiate puhastus reaalselt. Energia on sul ikkagi ja sinu aura on ju see, mis on pikaajaline, mis on sul sees, mis sul toimub, on ju. See on pikaajaline asi, mitte ei ole see nipsi tehtud. Jah, ja nii see käib, on ju. Et ma mõtlen, et kui mina lähen massaaži, siis see üldse, et ma usaldan inimest ennast puutuma, on minu jaoks väga keeruline. Ma panen kõik ennast lukku igatpidi, et keegi ei saaks mulle midagi nagu oma muret minu õlgadele panna või mis iganes. Sest sa ei tea, mis päev on sellel inimesel olnud selja taga, eks ju. Ta on tööl, võib-olla tal on kõik ka väga pahasti, on ju. Et ma ei võtaks seda vastu, sest mina kipun seda vastu võtma, on ju. Ja siis lähevad inimesed lihtsalt sinisilmselt ja lasevad endaga igasuguseid asju teha. Mõtlemata, kes see inimene on, mis seisus ta oma eluga on, või mis temal näiteks võib-olla just täna või eile juhtus. Et see selline nagu kohati nagu mõtlematus või see näitabki, et nagu mida võib nagu inimestele pähe määrida. Kõike võib pähe määrida. Absoluutselt kõike. Et loomulikult ma saan aru, kui sa lähedki tõesti kusagile, ma ei tea, päris maalaste, indiaanlaste juurde, eks ju, nendel on omad mingid asjad, millega nad on põlvest põlve tegelenud, ongi mingid puhastused, kus sind viiakse vaimselt mingile õigele tasandile kõik. Aga Põhjamaa inimene peaks ikka enne nagu väga pikalt seal olema ja kõigepealt kuidagi tajuma seda, mis seal üldse tehakse, et sa ära ei keera. Sest et need on erinevad kultuuriruumid. Meie ei ole sellest kultuuriruumist. Ja meid ei ole nii kasvatatud. Seal on see olnud põlvest põlve ja kui aastasadu on ju. Meil ei ole sellist kultuuri. Me ei tea nendest asjadest mitte midagi ja kui me läheme ja laseme endaga siukseid asju teha, siis on väga tõenäoline, et keeradki ära on ju. See on sama nagu igasuguseid vahvaid meditatsioone tehakse, eks. Väga tore, lähme kõik seikleme siin kuskil jumal teab kusseks ja siis, kui midagi juhtub, siis ei oska keegi midagi teha. Sellepärast, et sa oled kuskilt oma need mingisugused 2-3 koolitust võtnud, on ju, nüüd teeme kõik Osho meditatsioone või jumal teab mis meditatsiooneks ja siis, kui midagi nagu untsu läheb, siis on, see peabki nii olema, et läheb ise tagasi. Ega ei lähe küll. Ja, inimene või on, kui sa teed nagu grupiga sellist asja, siis sa ei tea, mis olukorras keegi üldse seal on. Milline on tema vaimne tase üldse. Üleüldse just. Tema seisund, et võib-olla on ta väga habras. Ja võib-olla ta ei tohiks selliseid asju üldse teha. Aga kas sa küsid arsti tõendit või seda, et ega sa näiteks ei ole psühhiaatria kliinikus arvel või nii edasi. Ja tehaksegi kõikidele ühtemoodi ja mina tean küll neid lugusid, kus on juhtunud väga halbu asju, kus inimene ei tulegi enam sellest olukorrast välja. Ja ongi klõks käinud. Et tegelikult selliste asjadega nagu mängida ei tohi, et see ongi kultuuri erinevus on ju, et meie siin oleme teises kultuuris, see on sama nagu minu käest küsitakse, eks ju, et kuidas sa neid mängukaarte loed, on ju, aga see on nagu verega tulnud, ma olen neid nagu see on meie suguvõsas olnud. See on olnud ja niimoodi on alati olnud ja ma ei põgene selle eest, on ju. Aga samas anna mulle või ütle, et mine nüüd sinna indiaanlastega mingeid rahupiipu tegema, on ju, ja siis kuhugi rändama. Ma ei lähe, ma ei puutu seda. Ma ei ole seda väiksena kogenud, on ju, mind ei ole niimoodi kasvatatud ja kui ma sellest tegelikult ju mitte midagi ei tea, siis ma ei sorgi seda. Või need igasugused Egiptuse mingid vanad teemad seal kõik
no ma olen nüüd lugenud, et jumalatega ja kõik see, jah. Jumalatega kogu see teema, et kuni ma ei ole sellega teoorias juba nagu nii sina peal, siis ma ei lähe mitte midagi puutuma sellist asja, sest et need on liiga võimsad asjad. Just, ja sa ei tea nendest ja kuhu need asjad nagu minna võivad, on ju, kuhu maani need minna võivad, millised need tagajärjed on, see läheb lihtsalt hullumeelseks. Ja mis puudutab veel igasuguste asjade õppimist, siis nagu neid vaimseid asju ja nende õppimist, on ju. Ma olen näiteks huvi pärast lugenud, mul Ron on kinkinud poeg siis, neid raamatuid, igasuguseid vanu nõiakunsti ajalood ja erinevad kultuurid ja kuidas seal siis midagi tehti ja kuidas seal voodoo kõik siis toimis ja kuidas ta tehti. Et ma loen selle läbi ja mul jääb see kõik meelde. Jah. Samas olen katsetanud kaartidega, mida ma ei loe, sest kaartide puhul on samamoodi, sinuga ei räägi kõik kaardid, see on absurd, kui keegi väidab, et temaga räägivad kõik kaardid, siis ma ei usu seda. Võtan kaardid, mis minuga ei räägi ja võtan siis, et loen, näiteks võtan kaardi, loen selle tähenduse ja ma olen proovinud niimoodi, et ma võtan 3 kaarti, loen 3 kaardi tähenduse, ei ole ju palju meelde, et on ju. Ja. Nii, panen ära, tegelen pool tundi millegi muuga, võtan kaardi ja ma ei mäleta. Tähendab, mina ei tohi nende kaartidega tööd teha, et kui need kaardid minuga ei räägi, mul ei jää need tähendused ka meelde ja tähendustest ei ole nii mingit abi, aga ma olen lihtsalt proovinud, et kas asi on minu mälus või on asi tõesti niimoodi, et sa ei tohi. Ja siis mõtlen, ma loen raamatu läbi, ma mäletan kõike, ma loen 3 mingit lauset läbi ja ma ei mäleta. Et järelikult võt ei tohi. Ja vanaema ütles alati mulle seda, et sa pead austama seda koodeksit, nagu, kuhu sina ei tohi oma nina toppida, see ei ole sinu asi, muidu maksad selle kohaga. Maksad selle kohaga ja nii on tõepoolest, sest et meil on Eestis nagu mingid asjad on, vaata, Eestis on paganad. Kõik see tume maa on meie maa selles mõttes, et kratid ja paganaga diili tegemised ja asjad, see on eestlaste teema olnud kogu aeg. Ja kui... Vaigutaja ja just, et... Hiiepuud, kõik see on eestlaste teema olnud kogu aeg. Vägagi tume maagia, eks tegelikult on ju, sest et see on Põhjamaa värk. Ja. Et need muud asjad nagu tõepoolest, need ajavad sassi mõistuse. Et kõik need, kes... Ma olen reaalselt pidanud käe kõrval viima inimese seevaldisse, sest et ta lihtsalt näppis asju, mida ta ei oleks kunagi tohtinud näppida. Et see ajab inimese mõistuse segamini, kui sa kangutad mingit ust, mida sa ei peaks kangutama, tegeled mingisuguste asjadega, millega sa üldse ei peaks tegelema, sest et sa ei mõista seda tegelikult, siis saad seda jõuga taga, on ju. Noh, siis jõuga teed, kuni lõpuks ongi nagu olukord selline, et no vot, see on. Ja selle pagana teemaga on jällegi ka on ju see, et sa võid ju mingeid teadmisi koguda, lugeda nende asjade kohta Jumala ja kõik on ju, aga see ei puuduta nagu nägemist, ega see ei anna sulle mingit nägemist või tajumist, see on ajalugu, millega me võiksime kursis olla, on ju, kuidas meie maal on käitutud ja miks on ohvrikivid ja mida sinna viidi ja üleüldse natukene see ohvri teema on minu jaoks ikkagi natukene selline võigas. Ma võin rääkida loo, kuidas ma olin Armeenias ja Malevas kunagi. Ja meid viidi siis, see oli üks siis selline kirik mäe otsas, kuhu tuli pikalt jalgsi minna, kus käisid inimesed siis vabanemas oma, et see oli eriti pühapaik, vabanemas oma haigustest. See oligi rohkem haiguste teema mu meelest. Ma olin 14, ma tean, siis ma väga täpselt ei mäleta. Aga seal oli nii, et kui sa sinna läksid, siis kogu see tee, mis läks, kõrval olid kõik mingid põõsakesed või puukesed, need olid kõik täis siis neid lindikesi. Ja riideribasid lindikesi on ju. Ja siis need, kes sinna üles jõudsid, kõige võikam asi, mida ma nägin, siis sa pidid minema nagu ohvrianniga. Ja ohvrianniks olid loomad. Ja see oli kõige võikam asi, kuidas üks armeenlane peksis kukke vastu kiriku seina surnuks.
ja teine lõikas läbi lambakõri ja määris selle verega kokku oma lapse, kes oli haige siis, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et võt need ohvrivärgid on ikka, no vereohver, selge, kui sa pead tervise eest võitled või et noh, et sa pead selle vereohvri tooma, on ju. Jah. Aga see oli nii võigas, et see jättis mulle nii jõudsa mulje, et peale selle selline igasugune selline ohvri anda nagu... Tead, see on ja seda ohverdamist ju tehakse tegelikult siiamaani. Ja. Igasugused erinevad sektideks, et kes tegelevad ohverdamisega ja see on väga-väga võigas teema nagu selles mõttes, et ometigi mõtled, et kirik, mis peaks nii püha olema, on ju, et miks siis selliste tegudega, on ju, et see, kust otsast see püha on ju, et ei ole ju. Tegelikult ei ole, see on teise elu võtmine, see on ju teil ometigi piiblis kirjas, et see on see kõige suurem kuritegu, on ju. Ja siis sa selle kuidagi segad selle maagiaga, et aga kuidas siis nii-öelda teha vahetus, on ju, et keegi ju peab minema. Et kuidas need asjad tegelikult segunevad ja käivad ikka käsikäes need must ja valge seal. Käivad, et ma saan aru nagu nendest ohvriandidest või kõigest nagu mõistan ja tolereerin, on ju, et sa viidki mingid mündid ja vilja ja viid sinna, ma ei tea, konjakit ja ma ei tea, esivanematel, on ju, et mõni viib süüa, kes viib leiba. See on nagu mõistetav, on ju, aga vereohverdused on päris hullud. Need on päris hullud selles mõttes absoluutselt, et sellega ma olen täitsa nõustuga, et aga vaata, üks asi on see, et loomad on ju, aga inimestega on ju samamoodi tehtud. Et vaata, ma ise olen väga seda nukusku ja nukkude ajalugu ju palju uurinud ja kõik, on ju, et mõtle, ammustel aegadel näiteks Egiptuse sellised valitsejad, või üldse suured valitsejad, maeti ju koos oma teenritega, on ju. Üle 300 teenri näiteks. Pandi kaasa, nendele kaasa, siis veel nende ülevaatajad, on ju. Et kui palju nagu süütuid elusid läks ja siis tehti hauanukud nende asemel, et inimesi säästa, kus tuhandete nukkudega siis maeti valitsejaid, et säästa inimohvrid. Et see on crazy lihtsalt, nagu see maagiamaailm on lihtsalt nii crazy ja see minu arust nagu see on selle koha pealt on samamoodi selline natukene siuke esohullus nagu, et matan su koos teenritega maha, et nad teisel pool ka siis tapame kõik maha ja siis ei pea vähemalt üksi olema seal. Selle esohulluse puhul veel nagu, et mis ma olen kohanud, et on ju neid inimesi, kes jooksevadki ühe nõia juurest teise juurde. Ja. Kõik nõiad käiakse läbi ja hea on siis see, kes annab selle vastuse, mida sa kuulda tahad. Aga lõpuks on ikka pettumus, et lõpuks ikka tuleb, ütleb, et hea küll, sa ütlesid mulle nii, mis mulle üldse ei meeldinud, aga räägi nüüd edasi. Sest see läheb täide. Jah, sellepärast, et see, kes ütles seda, mida kuulda tahtsid, on ju, nii palju ka kui tahtsid, aga ei saanud, eks ju, seda asja tegelikult elus. Et ma olen ühe korra ühelt inimeselt küsinud, kes ütles mulle minu vastuvõtult ära minnes väga ülbelt teatades, et ta küsis mu käest, ma mäletan veel mingi sellise kontrollküsimuse, et kuidas, see oli mingi ühiskondlik mingi teema, kuna ta nagu suht ülbelt ja nõmedalt käitus, siis ma ütlesin, et hea küll, ma vastan sellele. Ja seda ma mäletan, mis see oli. Ja mul oli õigus. Ja ta teatas mulle, et ma küsisin selle küsimusega sellelt ja sellelt, nagu kahelt veel, eks ju. Et kellest ma väga lugu pean nendest, nemad ütlesid mõlemad, et nii ei lähe. Ja ma ütlesin, et et aga mis sa siis üldse nagu minu juurde tulid? Ja siis ta teatab mulle, ma tahtsin teada, mis siin turul üldse toimub, on ju, ja ma esitan neid kontrollküsimusi. Ma ütlesin, okei. Oot. See lause tuli mulle väga tuttav praegu. Okei, on ka minu juurde sattunud. Ahah, fantastiline.
jaa, aga noh, eks ta siis, seda ta mulle loomulikult ütlema ei tulnud, et nendel tema 2 suurel lemmikul siis õigus ei olnud, et need mõlemad mööda panid, aga sellised, tegelikult selliseid inimesi ma ei taha oma vastuvõtule, mulle ei meeldi sellised inimesed. Mina ka ei meeldi. Et oma kontrollküsimustega, miks sa kulutad oma raha nagu, et tead, see oli peale saatevõitu oli mul pidevalt see, kus tuldi mingi, et aga ma tahaks teha sulle nagu mingid ülesanded. Mõtlesin, kui sa tahad neid ülesandeid näha, siis palun mine Teliast vaata sealt järelvaatamisest. Et seal on 10 saadet või palju seda oli, 10 saadet, ole lahke. Vaata sealt igasuguseid erinevad ülesandeid tegin, et ma olen ennast ära tõestanud. Sa tuled siia ja sa tahad hakata mulle mustakasti ülesandeid tegema või? Päriselt nagu või? Päriselt nagu, et sa oled nõus maksma mulle selle eest, et ma lahendaksin su mingisuguseid ülesandeid. Mis on kastis? Mis on kastis? Tegelikult nagu või? Et noh, see oli naeruväärne lihtsalt ma jaoks, kui ma mõtlesin nagu, sul ei ole mitte ühtegi muud mure, mõtlesin taga arvestada, et ma teen selle ülesande sulle ära, ma tõestan sulle ära ja selle minema, sinu küsimustele ma ei vasta. Ja nii on. Et kui sa tahad nagu mulle see tuleproovi tulla korraldama, teeme aga jumala eest, mulle meeldib meelelahutus, aga sinu asjadega ma rohkem tegeleda ei viitsi. Mulle mis ma nüüd tahtsin rääkida, mul oleks selle jaoks siis ühe kohta. Mis ma tahtsin enne sulle veel lisada, vaata, need inimesed, kes tulevadki oma kontrollküsimustega või siis on see, et sa räägid neile nii asja ära, nagu see asi oli, see ei meeldi neile. Ja siis nad lähevad ära ka ukse peal, mulle meeldib vaata, kuidas see väga dramaatiliselt käib ukse peal. Ei noh, tegelikult ma ootasin siit ikka hoopis midagi muud. Mul on öelnud niimoodi üks naine, kes tahtis hullult armastust, meest tahtis. Tal ei olnud pikalt ühtegi suhet olnud. Ja see oli väga ammu see lugu, aga no see on üks lemmiklugusid. Ja tema tahtis, et ma vaatan, kas tal tuleb mingi suhe. Mina vaatasin, et sul on töö ja kodu kaardid nagu, et kuskil sa ei käi midagi. Mõtlesin, ma ei näe, see aasta ei tule sul suhet. Tõesti ei tule, nagu, isegi nagu mingit suhte pojukest ei tule. Ja siis ta ka hakkas ära minema, et ma lootsin siit siiski rohkem. Mõtlesin, et mis te arvasite, et ma võtan laua alt, et mingi mehe ja annan teile selle mehe või et kui mina nagu annan teile kuidagi mehe, et mina ei saa seda anda, kui sinu saatuses ei ole seda määratud, praegu siis ei ole. Mõtlesin, kui mul mõni oleks siin laua all, ma annaks, aga on otsas ja oleks ma ise mees, ma võtaks su ära praegu, aga no ei saa aidata. No siis hakkas naerma lõpuks, aga muidu oli ka väga pettunud. Ja see, kui sa ütled mingeid asju nii, nagu need on, et sellepärast mina alati ka rõhutan, kui mult küsitakse väga selliseid ka tõsiseid nagu küsimusi elulisi on ju, et siis ma alati valmistan inimesed, et kas sa saad inimene aru sellest, et ma võin anda sulle teistsuguse vastuse, et kas oled sellega arvestanud. Ja sa saad aru, et nad tegelikult ei ole. Et nad tulevad justkui nagu saama seda vastust, mida nad tahavad saada, kui nad ei saa, siis nad pettuvad, on ju. Et sellepärast mina näiteks mingit asjadega ütlengi ette, et eriti mis puudutavad näiteks kellegi selliseid eluohtlikke haiguseid, et kui tullakse küsima, siis ma alati nagu valmistan ette, et kas sa oled valmis selleks, et ma võin sulle öelda, et see inimene sureb ära 2 päeva pärast. Et oled sa selleks valmis praegu? Et kui sa oled nõus sellega, siis ma vaatan, kui ei, me ei vaata. Aga mulle väga meeldib, mulle tihti inimesed tulevad ja ütlevad niimoodi, et kui sa näed midagi väga halba, palun ära ütle. Ja ma ei ütlegi. Ja mõni ütleb jälle seda, et ka siis, kui sa näed midagi väga halba, mina võin kõike vastu võtta, palun ütle. Et see on hästi sümpaatne. Inimene ise juba määrab meie need piirid ära, kust ma lähen üle, kust ma ei lähe üle. Et ma sain just ühe väga toreda tagasiside ühe kirja, kus oli, kuna ma seda jagasin ka, siis ta lubas seda kasutada, et tuli inimene vastuvõtule, kes ei elanud Eestis. Ja ta oli siin, sest ta ema oli väga raskelt haige. Ja ta oli juba olnud siin pikalt ja pidi lendama tagasi. Aga see on väga pikk vahemaa, väga kaugel riigis. Ja ta tuli minu vastuvõtule, sest ta küsis, et ta peab minema tööasjust tagasi, aga et ütle, kas ma lähen või ma siiski nagu teen kõik asjad ümber, et kaua emal on antud elupäevi veel, et võib-olla ta jõuab sinna ja ta peab jälle tulema kohe tagasi. Ja mina ütlesin talle, et ära mine. Et lükka edasi. Ta küsis mu käest, et kui kaua. Ma ütlesin 2 nädalat. Ja nüüd ta kirjutas mulle, et sellest on tegelikult palju aastaid möödas. Ta kirjutas mingi sellise asja peale, et ta nägi kusagil mingit negatiivset asja, nagu, mis meie pihta oli kirjutatud.
ja siis ta kirjutas selle peale, ütles, et ma käisin tookord ka selle inimese juures ja selle inimese juures, onju. Et vot sealt ma ei saanud seda vastust, aga sul oli õigus, ma mõtlesin nädala pärast oma ema. Jaa, vaata nende asjade ütlemisega niimoodi, et mina ütlen kõik välja. Ja kui inimene ütleb mulle, et ära mulle halbu asju ütle, siis minu küsimus, miks sa üldse tulid? Ei, no surma ei taha inimene teada. No see, et ta ära sureb. Ei, ma ei ütle kunagi inimesele näkku, et kuule, sa sured nüüd ära. Aga ma kindlasti juhin seda vestlust ja tähelepanu sinna kohta, et ta peab minema oma tervisega tegelema. Ja, see on selge. Et mina ütlen asjad välja nii, nagu need on. Kui sa tulid siia vastuseid saama, siis palun ole valmis selleks, siis sa saadki neid vastuseid. Mis ma muidu teen? Jätan sulle mingid asjad ütlemata, kokkuvõttes ma lihtsalt tuuletan sulle midagi ja hiljem sa lähedki netti ja räägid, Timmer on värdja saata. Et täielikult, kõik asjad jättis mulle rääkimata ja täiesti mõtet oli kõik. Noh, milleks? Kui sa tuled, siis räägime nendest asjadest nii, nagu need on. Et sa pead olema valmis selleks. Kui sa ei ole selleks valmis, ära mine ennustaja juurde. Nagu reaalselt lihtsalt ära mine. Või siis küsigi ainult neid asju, nagu siis, mis on siuke... Ja mulle näiteks ei meeldi, ma olen oma kodulehele pannud ka, et ma ei võta vastu vähihaigeid. Jaa. Et... Ei no, kui see on just avastatud või olnud inimesel see, et ta on juba sellest paranenud, ja tal tuleb hirm, et äkki see tuleb tagasi või kust ma pean kontrollima, neid loomulikult, Aga 3.4. staadium ma vastu ei võta. Okay. Et ma lihtsalt tunnen, et see mõjub mulle endale nii halvasti, et ma ei taha, selliseid asju öelda, Ja siis mul oli naine, kes oli ka tulnud välja vähist. Minu arust seal oli mingi väga alguse mingi teema. Ja ta tuli ka just nagu selle mõttega, et kas ta nagu saab nüüd kergemalt hingata või nagu tuleb tegeleda. Ja mina nägin tal ikkagi nagu ohtu. Ja teises kohas. Ja ütlesin talle, et kuule, mina sinu asemel läheks kohe arsti juurde, nagu kohe. Ta läks, oli väga algne asi, ta on mu juures veel käinud hiljem, ja ütles, et näed, ta sai abi, ja ta tuli ikka nagu sellega, et vaata, kas on veel, ja rohkem ei näinud tal sellist asja, aga jah, need, kes on ikkagi, kui sa inimene küsib tervise kohta või ei küsi tervise kohta ja kui sa näed, et millegagi tuleb hoiatada, siis ma küll alati hoiatan. Ja, sest need asjad tuleb nagu välja öelda ja vaata, täpselt see on see lihtsalt, et kui sa jätad need asjad nagu tegelikult ütlemata, siis on see, et järgmine hetk lihtsalt öeldakse, ta ei näinud mul seda ja seda, Sellepärast ma ütlengi sulle kõik asjad välja, mul on ükskõik, kas sa tahad või ei taha. Sa tulid siia, vastutus on sinu. Aga üldiselt inimesed ikkagi ongi, nad tahavad ikkagi kõike teada. Pigem tahavad kõike, väga vähe on neid, kes ütlevad, et ära jumala eest ütle mulle neid või neid asju. Ja mina pigem ikka seda meelt olen, et mul ikka käivad väga toredad inimesed kõik vastuvõtuli, väga mõistlik. Mõnda tuleb tuuseldada. See on muutunud, kus suures, ütleme niimoodi, et siuke 2 aastat tagasi oli, vahepeal oli seis ikka väga hull. Ikka väga-väga hull, kus ei olnud hädas mitte ainult mina, et see nagu veidrad inimesed sattusid. Päriselt mul hakkas hirmus lihtsalt, et mis toimub. Ja siis ma kuulsin ka teistelt, et ja neid samad inimesed, kes käivad niimoodi ringiratast, ja alati hakkab pihta, et aga tema ütles mulle niimoodi, ja siis tema ütles mulle ka niimoodi, et jäädakse nagu nii kinni nendesse mingisugusesse sellesse mustrisse, et käin iga ühe juures. Ja siis, kui sa ütled talle, et et vaata, kas mu suhe jääb püsima. Vaatad, ütled ei jää. Aga tema ütles mulle, et jääb. Et meil on suur armus. No mis me teeme nüüd? Miks sa siis siia tulid? Miks sa tulid? Kui sa juba said selle vastuse, mis sa tahtsid? Siis sa tahtsid seda vastust, et jääb. No, hoia siis sellest kinni, sellest vastusest. Mina ütlen, et ei jää, No vot, ja see on, jumal küll. Aga mis mulle veel ei meeldi, et ma tean, et on ju selliseid, kellele väga see meeldib, kui teisi kirutakse, aga ma olen katkestanud vastuvõttu näiteks sellepärast, et inimene tuli ja hakkas mulle ühte teist selgeltnägijat nagu väga maatasa tegema. Mulle ei meeldi üldse, kui teisi inimesi niimoodi maatasa tehakse. See näitab mulle selle inimese kohta juba nii palju ära. See näitab nii palju, et ma ütlesin talle, et aga miks sa arvad, et mina peaksin sind aitama? Et sa lähed järgmine kord kellegi järgmise juurde. Ja räägid minust nii. Ja räägid minust niimoodi, et parem jätame selle kohtumise ära, et mina ei taha nagu sellist asja kuulda ja ma ei taha olla see järgmine. Et
inimene ei oota sellist asja, aga ma tean, et nüüd, kui ta kellelegi räägib, siis ta räägib, kui nõme see Timmer oli, seda aru, see ei võtta vastugi. Jaa, kusjuures see on, ma olen saanud niimoodi päris korralikult, kusjuures, kus ma olen vastuvõttu ära katkestanud ja inimese minema saatnud. Sest et üks asi näiteks on see, et ma mäletan, kuidas üks naisterahvas tuli minu juurde ja ta küsis mult, hakkas lahinal nutma ja küsis oma pereliikmete kohta ja et kuidas nüüd on, kuidas tema tervisega on. Inimesel oli väga kerge diabeet, terve elu olnud see diabeet, lapsest saati, tuli ja tekitas mulle siukse draama ja ma ütlesin, aga te ju teate, et tal on see terve elu olnud. No jaa, tegelikult küll jah, tean küll jah, siin aga on ta tervis hullemaks näinud, ei, miks see draama siin kõik siis vajalik on, ja siis ka järgmised küsimused olid kõik sellised, et ta teadis kõikide asjade vastuseid tegelikult ja tahtis tulla lihtsalt seal draamat nagu korraldada. Ta see oli nii ebameeldiv ja siis luges ta mulle loomulikult ette ka kõik need teised selgeltnägijad, mida kõike oli öelnud, mõtlesin ka, kui aitab nägemist lihtsalt, et ma rohkem ei viitsi. No ja siis oli järgmine hetk, oli ilusti tema sõbrannad kõik minu Facebooki seinal, kes kõik sõimasid. Ei no tule räägime, kuidas see Timmer sinuga ikka käitus. See on nagu, mismoodi ma käitusin sinuga siis nüüd? Mina olen kunagi... rääkides siuksest esohullusest, siis ma võtsin alguses inimesi vastu kodus. Ja minu vastuvõtutuba oli nii, et tuli minna läbi köögi, ja see on ikkagi väga kindel asi, et mu kööki see võõras inimene ei lähe, ja suurte tuppa ka mitte, et ma ekskursioone ei korralda oma kodus, et see oli niigi mu jaoks väga raske seal kodus neid vastuvõttu võtta, mulle ei meeldinud see ja siis tuli üks naine, kes oli väga selline, ta oleks võinud teatrikooli minna, väga teatraalne. Neid inimesi ja siis talle üldse ta töö ei meeldinud, ja siis ma ütlesin, et ei, et aga sa tuled ära sealt niikuinii, et ma pakun siuke pool aastat, 3 aastat, tuled ära, vahetad tööd. Ja siis ta kargas püsti järsku ja hakkas draamatsema. Siis ta jooksis kööki, tegi lahti kapi ukse, võttis klaasi ja hakkas vett laskma endale kraanist. Ja mina vaatan ja küsin, et mida te teete? Ja siis istub niimoodi maha, päev veeklaasi kõrvale, viskab pikalt, issand, kas ma elan selle kõik üle? Jeeru. Ja siis mõtlesin talle, palun, nüüd on see hetk, et te kas istute tooli peale tagasi või te lähete ära, et miks te lähete minu eluruumidesse, minu kappi? Ja tunned ennast siin nagu kodus. Sa ei ole kodus, kulla inimene, sa oled mu vastuvõtul. Ja teine oli üks proua selline, kes muidu oli väga sümpaatne inimene ja kõik, ja siis arvas vist, et kuna ta on mu koju pääsend, et siis me oleme nüüd sõbrannad ja siis ta läheb ja kõnnib kõik toad läbi. Hakkab ära minema ja siis ütleb, nii, millise planeeringuga sul see siis siin on? Ja marsib mulle suurt õpetasin, proua, et kuhu te lähete, et ma ei lase võõraid inimesi oma eluruumidesse, et palun tulge ära. Ei no, mis ma ei või vaadata või? Ja selliseid inimesi on ja minnakse nagu, võt see on see, kus läheb see asi nii familiaarseks, et ma ei talu seda absoluutselt. Ja kui sa oledki kedagi aidanud ja siis hakkab see mingisugune pommitamine pihta lihtsalt mingisse Messengeri, Instagrami, ma ei talu seda absoluutselt. Mulle ei meeldi see. Ja mulle ei meeldi, kui kliendid hakkavad suhtlema minuga, nagu ma oleksin nende eluaegne sõbranna, ma ei ole. Ja siis ongi see, et ma ei taha kuidagi nagu ülbelt kõlada või nagu kuidagi õelalt, aga me ei ole sõbrad. Ja ma ei ole oma klientidega sõber mitte kunagi. Nad on minu kliendid ja käivad minu vastuvõtul abi saamas, see käib raha eest. Mitte, et me pärast chatime Instagramis ja siis ma vaatan niisama su asju. See käi niimoodi lihtsalt. Seda tahetakse küll. Hästi palju tahetakse teha. Selline lugu, kui inimene käib vastuvõtul ära. Mul on mingid lood, mida ma mäletan, või mis tulevad mingite asjadega meelde. Aga ma ei mäleta elu sees selle inimese nime, tema nägu, aga enamasti on lood sellised, et kui näiteks küsid mu käest, et üleeile vastuvõtul, mitu inimest mul käis, mis lugudega nad tulid? Pole aimugi. Ma ei mäleta. Nii kui see uks kinni mul läheb, mul on kõik peast läinud 0 lihtsalt täiesti. Mõni inimene käib iga 3 kuu tagant ja siis ta tuleb, ta eeldab, et sa mäletad seda lugu. Mõne inimese lugu ma mäletan, kes on nagu palju käinud või kellel on tõesti mingi selline sündmus või see inimene jääb sulle kuidagi meelde. Ja ta jääb sulle kuidagi teistmoodi meelde lihtsalt. Meelde.
et siis mäletad, aga muidu ei mäleta ja mis mulle üldse ei ole nagu mõtet mulle kirjutada või sest ma ei mäleta, et mõni inimene saadab siis kas õhtul või nädala aja pärast sulle kirja. Kuule, tead, ma mõtlesin, et see, mis sa ütlesid selle kohta on ju seal, mis sa sellega ikka täpselt mõtlesid, et Mummel ja muide seda ma ei mäleta. Ma ei mäleta, palun vabandust, on ju, ma ei mäleta su nime, ma ei mäleta su lugu, ma ei mäleta mitte midagi. No, nagu, teine asi on see, et ma alati ütlen inimestele, et kui ma õpetan mingi rituaali, siis ma ütlen, et kas rituaali puhul, et kas lindistage, muidu ma ei luba lindistada, kas lindistage või kirjutage üles. Sest et minul need rituaalid tulevad niimoodi nagu konkreetselt selle loo puhul. Ja ma ise seda rituaali pärast ei mäleta. Kui ma näen inimese mingi lool mingit lahendust, siis see nagu kusagilt antakse, aga ka siis, kui ta läheb uksest välja, tuleks tagasi uuesti seda küsima. Ma ei oska seda niimoodi enam öelda. Sest see info antakse mulle, see ei ole mõeldud mulle jätmiseks seda infot, vaid see on talle. See ei ole pea prügikast. Ja ma mäletan, mul oli väga kahju ühest naisest, kes ta oli väga šokis. See jäi mulle meelde lihtsalt see lugu. Minu arust Tartus käis ta vastuvõtul. Ta oli väga šokis, tal oli elus mingi selline hetk, mis teemal üldse ei mäleta. Ja ma ütlesin talle veel, et lindistage või kirjutage üles. Ja ta ütleb mulle, ja ma saan aru, et ta nagu ei saa aru, et ta on ikka nii šokis ja ma ütlesin, et kirjutage üles või lindistage. Ta ütles, et ei, ta jätab meelde. Ja ma andsin talle selle rituaali ja ta kirjutab mulle 2 nädala pärast, sest ma tean, millal ma Tartus olen. Kuidas see rituaal oli? Ja siis ma ütlesin talle, et see oli sul maha visatud raha nüüd. Sest mina sulle seda rituaali teist korda anda ei saa. Et see antakse mulle korra ja see ongi kõik. Ma võin mõelda, et teine samasugune inimene tuleb sama asjaga, aga see ei ole sama. See on teistsugune asi, mis antakse. Ehk et ma ei saa sind aidata siis, sa oled kulutanud raha tühja. Ehk et kui ma ütlen sulle, et kirjuta üles või salvesta, siis tee seda. Sest et seda on raske meelde jätta. Need asjad ei jää meelde ja sellega ei olegi midagi teha ja mulle ka tihtipeale kirjutatakse veel, ongi nädal aega hiljem, mis sa sellega mõtlesid. Mul on vahepeal käinud oma 50 inimest. Ma ei mäleta. Ma tõesti ei mäleta. Või inimesed, kui nad tulevad, siis nad ütlevad ka, et nagu ma kirjutasin. Ma saan päevas 30 kirja. Päevas 30 kirja. Ma ei tea, mis sa mulle kirjutasid. Aga nende esoasjadega on, nendega ei tohi. Ma nüüd olen teinud niimoodi, et ma enne, kui inimene tuleb, ma loen mõne kirja läbi, et äkki tal on mingi pikem kiri. Mul on ka märgitud mingid inimesed, kelle puhul, et mine loe uuesti üle, et tal on nii spetsiifiline asi, vaata, et mine vaat üle kiri. Selle ma olen ka endale teinud. Aga nende esoasjadega on, nendega ei tohi minna liiale ja kui ikkagi nagu ei ole see sinu mingisugune kultuuriruumist või sinu nagu põline asi olnud, siis suhtu väga ettevaatlikult. Väga ettevaatlikult. Ja alati on väga okei oma silmaringi laiendada, jumala eest. Sama nagu mina olen ju uurinud väga palju selle Haiti vodou kohta ja kõige kohta on ju, see ei ole Eestis nagu ei ole mitte mingit pistmist nende asjadega, täiesti teistsugune asi, ma never ei taha seda näppida, aga mulle meeldib oma silmaringi laiendada sellega. Ma olen teadlik nendest asjadest, ma olen teadlik vene koolkonna igasugustest huvitavatest asjadest, on ju, mingisugustest Soome asjadest, mida on tehtud Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja nii edasi, on ju, aga praktiseerida ma neid asju tõesti ei taha. Just, et see ongi see, et mina olen ka nagu seda meelt, et sa võid lugeda, õppida seda ei saa, ei soovita, aga oma silmaringi avada on alati okei. Alati okei, absoluutselt. Ja igasuguste selliste energiatega, kellel te lasete ennast puudutada, sellega tuleb kõigega olla väga ettevaatlik lihtsalt, et mitte pärast olla sellises kohas, kus sa olla ei taha. Et mitte pimesi joosta ja kõigega katsetada, vaid lihtsalt enne viia ennast väga kurssi. Väga kurssi, jah, ei ole mõtet kangutada ust, mis ei ole mõeldud sulle läbimiseks. Just. Järelikult on mingi teine uks kusagil mujal. Just. Mis võib olla palju põnevam sinu jaoks. Jah. Ja kõik ei pea olema esoteerikud. Ei pea tõesti. Ega vaimlejad. Samas pärk peas ümber lõkke hüpata, see ei tee midagi halba. Aga jaa, meil on selleks täiesti suurepärane päev aastas, selleks on jaanipäev. Pärk peas ja anna tuld, hüppa palju jaksad. Ja samas, kui sa jood mingit jooki ja tantsid, on ka väga okei. Ja
veini juua ja tantsida on ka väga okei. Veini juua ja tantsida on väga okei. Ja ööklubis veini juua ja tantsida, siis see on teie tseremoonia, tehke seda. See on teie tseremoonia. Nimetage seda tseremooniaks ja ongi kõik. Absoluutselt nii tore mõte, veinitseremoonia. Veinitseremoonia, jah. Jaa, nii. Kuulge. Oli tore jälle. Oli tore jälle tõesti. Mis siis ikka? Nädala pärast. Nädala pärast, jah. Just. Näeme jälle. Ciao.